Aitäh, härra eesistuja. Hea ettekandja. Erinevalt sinust ma väidan, et kosmoses on elu, sest on olemas ettevõtteid, kes müüvad suvilakrunte Kuu peale juba ja Marsi peale on juba mõned krundid planeeritud. Tähendab, tahtsin niisugust küsimust küsida, kas teil tuli mõte pähe äkki tuludeklaratsiooni lisada selline klausel või rida, et tähendab, et riigiametnikud, kes on osa võtnud mingitest suurte projektide avaliku hanke konkursside komisjonidest, et see märge juurde panna, et ma olen võtnud osa näiteks mingi 7 miljardilise projekti, riigiprojekti hankekomisjonist ja vaadata, kuidasmoodi minu tulud pärast seda muutuvad. Aitäh, või maksud või mingid muud asjad. Aitäh. Hea kolleeg, juba kehtivas seaduses, paragrahv 14 korruptsioonivastas seaduses, lõige 7 punkt 2 ütleb, et deklaratsioon peab sisaldama andmeid muu asjaolu kohta. See on, mis deklarandile teadaolevalt võib kaasa tuua ametikohustuse rikkumise, välistada deklarandi erapooletuse ja objektiivsuse või tuua kaasa korruptsiooniohu tingimusel, et nende andmete kogumine ei riku deklarandi õigusi. Tegelikult on, nagu öeldakse, ka selles seaduses sisse kirjutatud nõnda öelda vaba mikrofoni read, kus sa võid kirjutada kõigist nendest asjadest, mis sa arvad, võivad tekitada nii avalikkuse ees kui mujal kahtlusi sinu korruptsiooni riski kohta. Nii et sellist piirangut keegi ette ei pane ja jällegi ega varjatut keegi, kes on halval teel, siia märkima ei hakka. Ja ütleme niimoodi, Al Capone sellega kinni ei püüa, selleks on vaja ikkagi teisi varjatud meetodeid ja kokkuvõttes see deklaratsioon võib küll anda väga hea mõtlemisaine näiteks meediale, kui sa deklareerid siin, et sa oled vaene riigiametnik, ütleme jutumärkides, ja samas sõidad ringi Porschega ja elad uhkes majas ja sa ei ole neid kirja pannud, siis avalikus kontrolli läbi võib see teema väga lihtsalt tõstatud. Aitäh.